Sportland on maailm neile, kes soovivad olla esimesed. Eesti kaardispordimeistrivõistlustel oli tänavu kavas 5 etappi, neist viimane sõideti Tabasalu ringrajal. Suurepärane sügisilm soosis võistluse korraldust ja pea kõikides klassides sündisid uued rajarekordid. Finaalsõite alustasid esimestena kõige nooremad kadettklassi sõitjad, kelle sõidud Eesti meistrivõistluste arvestusse veel ei kuulu. Ometi ei vähendanud see pinget, sest osavõtjate arv on sellel hooajal lausa hüppeliselt kasvanud. Tosinast poisist alustas finaali väga kindlalt Albert Tamm, kes oli ka lähedal etapi võidule. Ometi leidis Raimo Kaljuste oma võimaluse ja võttis ülinapi 47 sajandikulise võidu, teine Albert Tamm ja kolmas Lukas Teets. Kuidas sa said Albertist mööda? Mina ei teadnud, et ma Albertist ette saan. Ta tegelikult nii kiire poiss ka. Ja, aga siis ta istus selle tuulda, mis siis sai? No põrkas tagant ka mõned korrad, siis aitas mulle natukene kiirust juurde. See sinu sõitu ei seganud? Ei seganud. Jäid rahule? Jah. Mikroklassi finaal algas Nikita Ljubimovi dikteerimisel, aga hoopis tähtsam oli, kuidas jagasid kohti Johannes Kasemaa, Meril Peldes ja Theodor Tooban. Just nende võimalused olid ihaldatud tiitlile kõige paremad, sest üldliider Tanel Karu oli vigastanud kätt ja pidi otsustavaid sündmusi hoopis raja kõrvalt jälgima. Finišis läksid taas mängu sajandik sekundid. Ljubimov küll võitis 81 sajandikuga Johannes Kasemaa ees, aga just selles viimasele piisas, et 1-punktilise eduga tulla esmakordselt Eesti meistriks. See viimane ring oli ikka täiesti sinule nagu kõik sinu käe järgi. No jaa, ma tahtsin alguses minna sellest kerdist mööda, aga siis nad läksid nagu nii laiaks, siis ma pugasin sealt vahet läbi ja läksin mööda. See oli uskumatu, kuidas sa läbi mahtusid, et ei riivanud ka kedagi. Jäid rahule? Jaa, väga. Kas sa tead nüüd ise, kas sa tulid ka Eesti meistriks, et see oli väga põnev see seis? Jaa, ma tean, et ma tulin Eesti meistriks. Mul tundub ka niimoodi, et ühe punktilise paremusega sa tulid siiski võitjaks. Mida sõitu? Seda sõitu. Klassis mini alustas parima stardikohalt Erik Jaanimets, aga väga võitluslikult olid meelestatud koguni 4 järgmist poissi. Meistriks tuleku võimalused olid kõige paremad Richard Viigisalul ja Andri Tsiikinil. 9. ringil lendas kokkupõrkest rajalt välja üks etapivõidu ihkajaid Hugo Rajamets. Väga targalt tegutses Andri Tsiikin, kes peagi liidriks tõusis ja ülikindla võidu võttis. Järgnevad 3 olid finišis vaid 40 sees. Teine Richard Viigisalu, 3. Erik Jaanimets ja 4. Alex Uusnem, kes tegi ka kiirema ringi. Eesti meister on Andri Tsiikin. Kas see plaan oli juba varakult selge, kuidas ta finaali sõita? Ei on, ma arvasin, et väga hästi ei lähe, aga läks hästi, õnneks. Sul tekkis üks võimalus ja see oli kohe selge, et sa pead selle ära kasutama. Ja ma nägin, et nad jäid aeglasemaks siin kurvis ja siis sain vahele minna. Keda sa kõige rohkem nagu pelgasid ennem starti? Mitte kedagi tegelikult. Nii peabki võitma. Nii et on uhke tunne, kui sa oled Eesti meister nüüd? Ja on küll. Oli see sinu eesmärk ka sel aastal? Ei on, nagu õppeaast oli see, et vähemalt top 2 tulla. OK juuniorklassi finaali läks üldarvestuses turvalise edumaga Joosep Blanken. Teiste võimalused kuldmedalile olid rohkem teoreetilised. Samal ajal on Euroopas endale nime teinud Ruben Volt, kes on edukalt sõitnud 3 erinevas sarjas. Treener Madis Laiva juhendamisel tuli Euroopa meistrivõistluste finaalis 7. koht, sealjuures eesõitude võidud andsid lootust isegi enamaks. 21-ringiline finaal Tabasalus oligi Rubeni valitseda ja tema etapivõidus kahtlust ei olnud. Joosep Blankenil oli üldvõiduks vaja vähemalt 2 kohta, aga selle hea plaani rikkus ära Mark Dubnitski, kes oli sekundi võrra kiirem
Nende selja taga lõpetasid vaid 0,2 sekundises Henrietta Olak ja Carmen Graav. Etapivõidule lisaks võitis Ruben Volt ka kõige tähtsama Eesti meistrivõistluste kuldmedali. Sa võitsid sõidu ja kontrollisid sõidu, see sulle ilmselt üllatus ei olnud? Eriti mitte väga, sest täna oli ikka väga hea päev. Ja päev oli aga sul on kogu hooaega on päris korralik olnud. On küll, jah. Sa teadsid ka, mis seal selja taga toimub, sest et Joosep Lankinil oli tegelikult võib-olla variant ka meistriks tulla, kui ta oleks sinu selja taga lõpetanud. No ma vaatasin paar ringi taha, et nägin, et kogu aeg oli Dubnitski oli teine, et mul oli niisugune pingetulve oli maas. Mis sa kokkuvõttes selle hooaja kohta ütled? Räägi midagi öelda. Hästi olen sõitnud ja eks vaatame, mis järgmine hooaeg pakub. Kas tead juba, mis tuleb uuel hooajal? Järgmine klass, seenior. Klassis OK sõitsid meistritiitile 2 kiiret, Markus Kajak ja Siim Leedmaa. Mõlemad eelsõidud võitis Siim Leedmaa ja sai vajalikku enesekindlust, aga Markusel oli oma relv ja see oli kiirus. 26-ringiline finaal jättis kohe esimesel ringil raja kõrvale omavahel kokku põrkanud Robin Särje ja Hugo Arendi. Siim Leedmaa suutis esialgu Markus Kajaku rünnakut tõrjuda, kuid lõpuks võttis kiirem ikkagi oma. Kindel võitja ning Eesti meister Markus Kajak. Mis plaani pidasid enne finaali siis? No, et ikka ära võita, aga muidu, et osutus raskeks kindlasti. No, Siim on päris vana kala, et kattis korralikult, et sa varvasid selja taga, kus sa siis tabasid, et nüüd õige moment on? Seal raja keskel vasakus paunas jättis uksa lahti ja tuleb ära kasutada lihtsalt. Ega neid võimalusi palju poleks olnud, jah? Ega seal ei oleks olnud, jah. Aga sinu rehv ja pedasi ka palju parem, nii et siis sa läksid kohe eest ära, siis enam probleemi ei olnud. Jaa, treffiga oli väga hea. Pidamist oli terve sõit. Ja nüüd on selline põnev seis, et vaadatakse kõik etapid üle, kuidas sellel kohapunktil on, et on variant, et sina oled Eesti meister ja on ka variant, et Siim on Eesti meister. Mis sa ise arvad? Ma ise ei oska arvata midagi. Aga tänase sõiduga jäid rahule? Jah. Meistrivõistluste tippklass KZ2 on sellel hooajal pakkunud suurepäraseid duelle Sten Piirimäe ja Kaspar Kallasmaa vahel. Kahjuks jäi viimane Tabasalu etapis kõrvale. Mõlemad eelsõidud lõppesid Sten Piirimäe võiduga, kes oli ka meistrivõistluste üldliider. Teoreetilised tiitli pretendendid olid veel Anti Rammo ja Georg Kõss. Sten Piirimägi oli eelsõitudes näidanud väga häid starte ja polnud mingi ime, et ta ka finaalis liidriks tõusis. Väga kindlalt tegutses selle klassi uustulnud Karl Sei, kes ise juhtohjad enda kätte haaras. 25-ringiline finaali kiirem oli aga hoopis Jako Poja, kes pidi aga leppima 3. kohaga. Esikolmik oli finišis 1 sekundi sees, etapivõidu napsas Karl Sei, Eesti meister on aga Sten Piirimägi. Särad, tähendab, tuli välja nii nagu tahtsid. Ja, et ei oodanud üldse sellist tulemust, et kindlasti uus kiiver tegi oma töö ja väga hea, väga õnnelik olen mul pool sõnu. No kogenud Sten valvas su selja taga, kas sa said aru ka, et ta ikka päris alla pole veel andnud? Ja ma kuulsin, et siin päike paistis ja varjud olid näha ja siis selja tagant nägin, et keegi on ikka lähedal, aga ma väga ei tahtnud keskenduda, mis seal taga toimub, sest ma lihtsalt proovisin pushida ja eest ära sõita. Millal sa kindel olid, et võit on sinu? Ma ei olnudki kindel selles. Mulle räägi nüüd üks salajutt ka välja, vaatasin Saaremaa ralli startijate nimekirja, et Karl-Markus Sei on roolis ja Leo Toots on kaardilugeja. Mis see tähendab, mis kaardisõitjate meeskond läheb Saaremaa rallile? No eks me proovime ja proovime head tulemust teha ja siis saab tagasi koolilainel minna. Ja et oled nii pikaks kasvanud, et kaarti enam ei mahugi, mis siis on? Kas rallis nad enda tulevikku? No ma ei tea, kuidas see Saaremaa ralli läheb, aga kindlasti oleks lahe, kui seal saaks hästi hakkama. No ülimalt põnev võidusõit oli. Kuidas sa ise kokku võtad? Ma arvan, et nii tihe vist olegi see aasta veel olnud, et ma arvan, et trennides sõideti siin poole kümpsi või 1/10 sisse, et väga-väga tihe. Ja kiirused olid ka kõvad, et siin rajarekordid muudkui pudelisid. Võib-olla teistes klassides, ma ei ole kindel, kuidas meil oli. Eile jah, teil juba läks juba liiga jahedaks. Ma ei usu, ma arvan, et see nagu katkine plaat, nagu ma olen, et need treffid on täiesti kehvad Eesti olude jaoks, et ma arvan, et sellest. No ma arvan, et sa tulid ka sellel hooajal noppima Eesti meistritiitlit selles kõige kiiremas klassis ja see tuli ära.
Jah, tuli. Et mul on väga hea meel selle üle. Algus nägi ikka väga raske välja, kui seal nibin-nabin isegi poodiumile saime sõidetud, aga leidsime oma tead üles ja saime need ära parandatud ja järgmistel etappidel suutsime siis kohe realiseerida ja sellega edumaad kasvatada. Muidugi kahju, et Kasper ise ei tulnud siia nüüd viimast sõitma, aga mitte läks. See oleks huvitav olnud. Ja ma arvan, et oleks siia väga palju põnevust pakkunud. Et me ei räägi siin mitte teoreetilisest võimalusest, vaid täitsa reaalsest võimalusest, mis tal oli, et kahju. Kas oled saanud ennast Euroopas ka näitamas käia? Oleme saanud ühe etapi Beneluxi sarjas teha, kus läks hästi, võitsime, aga eks näis, mis need piirangud siin edaspidi teevad, et tundub, et paremuse poole nüüd niipea ei lähe. Eesti meistrivõistlustel oli sellega väga kiirel Tabasalu rajal väärikas punkt pandud. Sportland on maailm neile, kes soovivad olla esimesed.